tänane pealkiri oleks Johannes, jünger, keda Jeesus armastab. Ja kui ma küsiksin sinu käest, kui palju sa Johannese kohta tead, sa võib-olla ütleksid, et ta oli jünger, sa võib-olla ütleksid, et ta oli apostel, sa võib-olla ütleksid, et ta kirjutas evangeeliumi ja ilmutuse raamatud ja esimese kirja, teise kirja, kolmanda ja Johannese kirja. Ma ei tea, kas sa tead, aga Johannes nimene on üks levinumaid nimesid, vähemalt läänemaailmas. Johannes on võib-olla mõni, Juhan, isegi nimi Hannes või Hans on väidetavalt tulnud Johannese nimest. Kui sa lähed Prantsusmaal, siis Jean on Johannese nimest. Kui sa lähed Venemaale, Ivan on Johannese nimest. Ja Johannese nimi on niivõrd levinud nimi, et peaaegu igal maal, vähemalt lääne kultuuriruumis, on kasutanud seda nime väga normaalselt. Loomulikult John on ka tuttav Inglise maades kasutatud nimena. Nii et see ei ole üllatus, et see on levinud. Miks see on levinud, on see, et see on väga ilus nimi, loomulikult. Johannese nimi on ilus. Aga kes on Johannes ise? See on see küsimus, millele ma tahan vastata täna. Ja kui sa tead, Johannes on ilmselgelt juut, oli juut. Ta oli kalur, seda me teame, sest Jeesus kutsus Johannest, kui ta just püüdis kalu. Me eeldame, et see oli tema töö. Ja seda me näeme Mattiuse evangeeliumis. Me näeme seda Mattiuse 4, 12-25. Seal me näeme Johannese kutsumine. Peale seda me ei tea väga midagi Johannesest. Me teame, et tal on üks vend, Jaakobus. Me ei tea, kas tal on õdesid, vendi. Me lihtsalt ei tea. Me teame tema isa nime, Sebadeus, sest Piibel ütleb meile seda. Me väidavalt teame tema ema nime, Salome, sest Piibel viitab, et see on tema ema nime. Aga peale seda me ei tea väga palju. Järelikult oli juut, ta elas Galilea piirkonnas, kus Jeesus kutsus teda. Ja Mattiuse 4, 12-25 ütleb, aga kui Jeesus oli kuulda saanud, et Johannes, nüüd see on ristija Johannes, on vangistatud, läks Jeesus tagasi Galileasse ja jättis Natsaretti ning asus elama Kapernauma, mis on järve ääres, Sebuloni ja Naftali piirkonnas, et läheks täide, mida on räägitud prohvet Jesaja kaudu, Subalinimaa ja Naftalimaa mereteel sealpool Jordanit, paganate Galilea, rahvas, kes istub pimeduses, on suurt valgust näinud ja neile, kes istuvad surmamaal ja surmavarjus, neile tõuseb valgus. See on Vana Testamendi profeteering ja see räägib sellest, kuidas Jeesus pidi tulema just sinna piirkonda ja näe, Jeesus tuli. Ja mis Jeesus hakkab tegema? Sellest ajast peale hakkas Jeesus kuulutama, parandage meilt, sest taevariik on lähedal. Markuse evangeeliumi järgi, see on üks esimesi asju, mis juhtub, Markuse 1.15, Jeesus hakkab kohe kuulutama, parandage meilt ja uskuge evangeeliumisse. Me teame see, et meile parandus on see, jätta vana maha, pöördu Jumala poole, muuda oma meilt Jumala järgi, jätta muu maha ja usu evangeeliumisse, see, mis Jeesus on teinud risti peal, see, et on lepitusohver. Siin ta ainult ütleb, parandage meilt, sest taevariik on lähedal. 18. Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks ja tema venda Andreast, noote heitvat. Nad olid ju kalurid. Ning Jeesus ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ja järgnesid Jeesusele. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi Jeesus teist vendade paari, Sebadeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebadeusega paadis ja parandasid võrke. Ja Jeesus kutsus neid ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ning järgnesid talle. Me loeme mujal, et see tundub, et seal oli ka teenijad, ehk Sebadeusel oli teised töölised. Me ei tea, mis Peetruse ja Andreasega juhtus, isega nemad ei olnud, aga Sebadeus ilmselt oleks väga tundnud väga suurt uhkust ja au. Sellel ajal oli niimoodi, et rabi ise valis oma jüngreid. Siin oleks võib-olla nagu meie kontekstis võtnud tauplus ja öelnud, rabi, ma nii tahan siin järgi, aga rabi on see, kes valib. Ja Sebadeus ilmselt teadis, et mingi mees Jeesus oli teinud juba imetegusid ja oli ringi kõndivat ja kui ta kuulis, et Jeesus ütles seda, ma eeldan, et ta oli väga õnnelik, seda me ei tea, aga ma arvan, see oli väga suur eesõigus, et mingi rabi kutsub minu poegi teda järgima.
Jeesus loomulikult valib oma jüngrid väga ootamatult. Me teame, et Johannes ja Jaakobus olid kalurid, Peetrus ja Andreas olid, Matteus oli tölner, me teame, et Juudas, üks teine Juudas oli see Zelotes eesti keeles, ta oli siis selline mässaja, me teame teiste kohta ühte või teist, aga pigem vähem, ausalt isegi ei tea nende taustasid väga. Ja välja arvatud Peetrust, ja miks Peetrus meeldib meile nii palju, on see, et Peetrus on nii inimlik. Me näeme, et Peetrus on nii rumalake nagu meie. Peetrus ütleb asju, teeb asju ja siis kahetseb asju. Ja me näeme Peetrusest inimest. Johannese või mõnikord Pauluse või eriti Toomase, ta võib-olla väike eksimus, kui ta kahtles, me näeme, et väga raske on samastuda. Ma nagu ei tunne neid. Ma ei tea, kas Johannes tõesti oli nii ekslik või eksiv nagu mina. Peetrus on väga lihtne, sest küll Peetrus vajas väga palju andestust ja mina ka. Aga Johannes tundub nagu väga hea näide pigem. Aga tänud Issandale, et Jumal jättis oma sõna sisse see, et Johannes oli täpselt nagu meie ka. Me varsti jõuame sinna. Aga siin see ütles, nad järgnesid Jeesusele, 23 salm. Jeesus rändas läbi kogu Galilea, õpetades nendes sünagoogides ja jutlustas evangeelmi kuningriigis ning tervendades haigeid ja vigaseid rahva seast. Johannes oli juba temaga sellel ajal. Johannes oli üks esimesi, kes hakkasid Jeesust järgima. Ja ta nägi kõige algusest peale, kuni ristilöömiseni, kuni üles tõusmiseni. Johannes oli väga, selles mõttes koges väga palju, isegi rohkem kui teised jüngrid. Ja siis sa ütled, ja kuuldus Jeesusest levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik, kes põdesid mitmesuguseid tõbesid ja olid piinade käes ja kurjast vaimust vaevatud ja langetõbised ja halvatud ning tema tegi nad terveks. Ja Jeesusega käisid kaasas suured rahvahulgad Galileast ja 10 linnamaalt ja Jeruusalemmast ja Juudamaalt ja sealpoolt Jordanit. See on väga lahe. Johannes nägi, kuidas Jeesus kõndis vee peal. Johannes nägi, kuidas Jeesus tervendas. Johannes oli seal, kui mees oli alla lastud läbi katuse ja Jeesus tervendas ja andis andeks tema patud. Johannes oli igal pool koos Jeesusega ja hakkas käima koos Jeesusega. Johannese üks väga lahe koht, kus Johannes koges midagi, oli see, et üldiselt räägitakse, et Jeesus oli jüngrid ja siis justkui jüngrite jüngrid ja jüngrite jüngrite jüngrid. Kuidas ma mõtlen seda on see, kui me loome Mattiuse 10. peatükis, et Jeesus saatis välja 72 jüngrid, me teame, need ei ole neid 12 jüngrid, need on 72. Mõnes mõttes meil on suur ring jüngritest ja siis meil on neid 12 jüngrid, väiksem ring. Ja siis 12 seas talle valis 3, Peetrus, Johannes ja Jaakobus. Justkui tema kõige tugevamad vennad kõrval. Ja Johannes oli üks nendest. Me näeme seda Mattiuse evangeelmis 17. Ja kui sa vaatad seda Mattiuse 17, siis sa vaatad salmid 1-6. Nii kaua, kui te otsite seda või Sander otsib seda, miks me teame, et Johannes kirjutas Johannese evangeelium? On see, et Johannes räägib endast kui mees ilma nimeta. Üks jünger käis kaasas. Ja see teine jünger, too läks sinna sisse. Või see jünger, keda Jeesus armastas, tuli. Ja kuidas me teame see, et Johannese evangeeliumi lõpus ta ütleb, et see jünger, keda Jeesus armastas, on see sama, kes kirjutas Johannese evangeeliumi. Ta tunnistab, et mina ka kirjutasin seda. Ja kui sa võrdled seda teiste evangeeliumidega, sa näed, et see on Johannes. See, kes kõndis nende 3 kogu aeg, oli Johannes. Me näeme, et Johannes oli see, kes oli seal ja siin. Ja me teame, miks esimese Johannese, teine ja 3 on Johannese omad, on see, et see justkui käekiri on sama. Ta kasutab sama väljundeid, sama kontraste ja kirgu ajaloos on kõik tunnistunud, et tema on kirjutanud neid. Ja ilmutuse raamat on lihtne, sest ta ütleb Johannes. See on üks kõige lihtsamaid. Aga ta justkui tahtis peita ennast ära, et ta ei ole keegi. Ja nüüd, kui sa vaatad Mattiuse 17:1-6, see ütleb, 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse, Jaakobuse ja tema venna Johannese. Johannes on kuidagi alati seal lõpus, Jaakobus on ennem. Ma ei tea, miks. Mõni ütleb kirgu ajaloos, et Johannes oli hästi noor, kui teda kutsuti, näiteks 15.
Ta oli noor, ta ei olnud nagu mees, ta oli nagu noor. Sellepärast kiriku ajaloos öeldakse, et Johannes oli viimane, kes suri, isegi aasta 90+, et ta elas kõige kauem. Kas see vastab tõele? Mina ei oska sulle vastata. Aga niimoodi öeldakse, et ta oli ilmselt väga noor ja elas väga kaua. Võib-olla sellepärast ta ei taha oma nime mainida, sest ta häbenes. Võib-olla see oli see, et ta panes enda nime siia lõppu, või isegi Mattius, sest ta oli kõige noorem. Aga Johannes ning Jeesus viis neid kõrgele mäele üksindusse, ainult 3, ja muudeti nende ees. Jeesuse pales säras ots kui päike ja ta rõivad said valgeks otsa kui valgus. Ja näe, Eelia ja Mooses näitasid neile ja kõnelsid temaga. Johannes oli seal, kujuta ette, Johannes nägi Eeliat ja Moosest ja Jeesust ja mitte ainult Jeesust, vaid Jeesus oma auhiilguses, kui ta oli valge nagu valgus ise. Ja ta nägi seda. Aga siin on Peetrus, kus meie lemmik Peetrus, väga lihtne sarnastada temaga, sest Peetrus alati ütleb imelikke asju. Ja siin Peetrus ütleb, ta hakkas rääkima, ütles Jeesusele, isand, siin on meil hea olla. Kui sa tahad, siis mina teen siia 3 lehtmaja, sinule, Moosesele ja Eeliale. Kui ta alles räägis ja näe, helenda pilv varjas neid ja näe, hääl ütles pilves, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake. Seda kuulest langesid jüngrid silmile maha ja kartsid väga. Teistes evangeeliumis ütleb, et nad kartsid ja sellepärast nad ütlesid seda, ne ei teadnud, mida öelda. Peetrus mõtles, me teeme teile lehtmaju, sest ta ei teadnud, mida öelda. Johannes vaikib siin ja nad kõik langevad silmile maha. Nad saavad aru, et siin on midagi väga imelist. Johannes oli üks nendest, kes nägi seda. Teised jüngrid ei näinud. Toomas, vaene mees, ei näinud. Andreas, Peetruse vend, ei näinud. Aga Johannes, Jaakobus ja Peetrus nägid. Ja see on huvitav, kui sa loed Johannese esimest kirja, ta rõhutab, et me oleme näinud, me oleme katsunud, me oleme kuulanud ise kõik seda, mida me kuulutame. Ja Johannes päriselt oli näinud, kuulnud, katsunud kõike seda. Johannes, kes on Jeesus? Ja Johannes oleks saanud sulle öelda, ma nägin, kuidas Jeesus oma auhiilguses oli valgem kui valgus. Teised jüngrid ei saanud seda öelda. Ta oleks võinud öelda, kuidas ma kuulsin isa häält koostvat taevast. See on minu armas poeg. Ja me nii hirmus olime, kõik langesime pikali. Teised jüngrid ei oleks saanud seda teha, öelda. Aga Johannes, siin on üks väga tore koht. Vaatame Markuse evangeeliumi, Markuse 3:17. Johannes ja Jaakobus said väga hea, väga naljaka nime endale, hüüdnime. Markuse 3:17 ja Jaakobus, Sebodiuse poja ning Jaakobuse venna Johannese, Jeesus ja see räägib kontekstis, Jeesus oli nendega, ja Jeesus pani neile nimeks Boanerges, see on kõue pojad. Kui sa oleksid üks jünger sellel ajal, sa oleksid võinud öelda, et kuule, kus need kõuepojad on? Need olid kõuepojad. Võib-olla sul on ka oma hüüdnimi, võib-olla sul ei ole kunagi hüüdnimi olnud. Naljakas USAs ja Kanadas on alati see, kui kellegi on hüüdnimi suur, siis ta on alati väike inimene. Ja kui tal on nimi väike, siis tal on alati suur. Näiteks see on väike Tom ja väike Tom on alati väga suur mees. Aga see hüüdnimi ei ole selline, ta ei ole vale hüüdnimi. Jeesus ise valis nime neile Boanerges, kõuepojad. Ja sa võid mõelda, miks? Kas nad olid hästi võimsad kõnelejad, on ju kõue, nad rääkisid. Või kas nad olid hästi, ma ei tea. Ja otseselt Piibel ei ütle meile seal, aga üks viide sellele, kus on Lukase evangeeliumi 9:51-56. Ja see on see võib-olla üks väheseid kohti, kus me näeme, et Johannes oli meiesuguseid või meiesugune koos oma vennaga Jaakobus. Kõuepoeg. Siin Lukase evangeeliumis 9:51-56 me näeme, kui kehv oli Johannes. Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. Jeesuse surm on lähedal selle järgi. Ta läks Jeruusalemma poole. Ja Jeesus läkites enne see eile käskjalgu, nad läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada. Määralt, et samaarlased oli nagu juutide vaenlased, nad ei tahtnud juute, nad oli nagu pooljuudid ja neil ei meelnud päris juudid. Ja päris juutidel ei meelnud need pooljuudid. Aga külarahvas ei võtnud Jeesust vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Nad said aru, et sa tahad kummardada templis, ei, meil on oma tempel siin Samaaris, me ei taha siis siin. Tundub nii. 54, nüüd need kõuepojad, vaatame, mis nemad teevad.
kõuapojad seda nähes jüngrid, Jaakobus ja Johannes, ütlesid, isand, kas sa tahad, et me käsime tuulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada? Ma ilmselt mõtlesin Eelia peale. Johannes, ma ei tea, kas sellel ajal oli Johannes ilmselt näinud juba Eeliat, ta võib-olla mõtles, et tal on eriline võitmine nüüd oma Jaakobuse ja Peetrusega. Me nägime Eeliat, järelikult meil on ka midagi. Jeesus, teeme ära, hävitame neid vaenlasi kohe ära. No, kõuapojad. Ja mis Jeesus ütleb? Ja siis ta ütleb. Jeesus aga pöördus ümber ja sõitles neid ja nad läksid teise külla. Mis asja? Inimese poeg tuli päästma, mitte hävitama. Nii, miks need olid siis kõuepojad? No, siin me võime võib-olla aimata, et kõuepojad olid väga sellised äkilised vihased tegelased. Me ei tea, aga võib-olla. Kuna Piibel ei ütle, siis me peame lihtsalt aimdama, et mis nende viga siis ometi oli. Miks need olid siis kõuepojad? Ja ma arvan, nad olid täpselt nii. Võib-olla, kui oli suur tüli enda vahel, kõuepojad tulid ja hakkasid peksma oma rinda ja tahtsid kakkelda, me ei tea. Kõuepojad küll tahtsid aga hävitada neid, kes ei olnud poolt, Jeesuse poolt. Nad tahtsid hävitada oma vaenlasi. Kõuepojad. Ja ma arvan, see on see imeline koht, sest kui sa mõtled Johannese peale, sa ilmselt ei mõtle, et Johannes on nõrk, nõder nagu mina. Ja siin on üks mees, kes oma vennaga on tõenäoliselt natukene vihane ja tahab hävitada oma vaenlasi. Johannes, kõuepoeg. Ja mitte ainult Johannes ja oma kallis vend Jaakobus, mitte ainult ei tahtnud hävitada oma vaenlasi, nad tahtsid olla esimesed jüngrite seas. Vaata Mattiuse 20. Mattiuse 20 on jälle üks koht, kus me näeme, et Johannes, vaene Johannes, kui sul on tõeline probleem, kelle poole sa pöördud? Isegi mehed üldiselt teevad seda ikka oma emme poole. Ja neil oli tõeline mure, mul tundub. Sest me näeme seda. Nad tahtsid olla esimesed ja mis sa teed, kui sa tahad olla esimene? Sa küsid emme, palun aita mind. Küll emme aitab. Ja vaata Mattiuse 20:20-24. Siis astus Zebedeuse poegade ema, me loeme teises kirjakohas, et ilmselt oli Salome nimepidi, koos oma poegadega. Nii, siin on Jaakobus ja Johannes ja kallis emme. Ja emme ilmselt marsib nende ees. Jeesuse juurde kummardas ja ema palus temalt midagi. Jeesus küsis, mida sa ainsuses tahad? Naine ütles talle, ütle, need mu 2 poega istuksid su kuningriigis, üks su paremal ja teine su pahemal käel. Ehk mu kallis Johannes ja Jaakobus tahavad istuda su kõrval. Palun. Ja me teame, et see töötab, sest kui me loeme Saalomoni kohta, siis, või Taavet ja Saalomon, tihti inimesed proovisid läbi ema kuidagi ligi saada. See on nagu manipuleerimisviis. Et küll see Jeesus ütleb minule vastu, aga vaata mu vaest emme. Kuidas sa talle ütled ei? Ja siis Jeesus küsis, mida sa tahad? Siis ta ütles, 22. Aga Jeesus kostis teie, nüüd ta ei räägi ema kohta, ta räägib teie, ma arvan Jakobuse ja Johannese kohta nüüd. Teie ei tea, mida teie palute. Kas teie võite juua karikast, mida mul tuleb juua? Ja need vastasid, võime küll mitmuses. Jeesus vastas neile, küllap te joote minu karikast. See ilmselt tähendab see tagakius ja kõik, mis tuleb. Kuid istuda mu paremal ja pahemal käel ei minul seda anda, vaid see antakse neile, kellele mu isa selle on valmistanud. Ja kuidas me teame, et see vaene emme oli lihtsalt üks väike nukk selles mängus, on see, mis jüngrid said aru, tundub. Ja need 10 sellest kuulsid, läks nende meel pahaseks 2 venna peale. Kuule, ema küsis, miks te meie peale pahandate? Ma arvan, nad nägid kohe läbi. Võib-olla nad tegid seda ka väga palju, need kõuepojad, suured mehed, kui on kaugel vaenlane, aga kui on päris häda, siis emme alati aitab. Me ei tea. Aga Johannes oli normaalne tegelane. Siin nagu lihtsalt, ma tahan sulle värvida maali, et sa näed, et Johannes on normaalne tegelane. Sest kui me loeme näiteks Pauluse kohta, me mõtleme, Paulus oli põhimõtteliselt kõuepoeg, aga kõige paremas viisil. Et ta läheb sisse, hakkab kuulutama kõigile, Jeesus on päästa, läheb kuninga ette, Jeesus on päästa. Aga Johannes tunneb nagu päris nõrk vend, kõuepoeg. Aga mis on väga huvitav veel, nii et Johannes oleks näinud, kuidas Jeesus vaigistab tormi, kuidas Jeesus muutus seal mäe peal, kuidas Jeesus tõstis Jairuse tütart üles surnust viimasel õhtu sööma ajal. Ta nägi seda kõike pealt oma silmadega. Ja me loeme veel, et Johannes, tal oli mingi väga huvitav asi, Johannese 18:15.
kuidagi me võime eeldada, et Johannesel oli mingi tuttavus või mingi sõprus juudi ülemkohtuga. Kuidagi, ma ei tea kuidas, sest piibel ei ütle, Johannes ei maini, aga Johannese 18:15 väga salapäraselt mainib ennast, ta ütleb, aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger, jälle Johannese 18:15, Johannes ei maini oma nime. Ta lihtsalt ütles, üks teine tegelane, ma ei pea mainima, kes ta oli. Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele, see jünger, see teine, oli ülempreestri tuttav või teada, ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Kui Jeesust viidi ülempreestri juurde, kus nad sidusid ta silma kinni, peksid teda, sülitasid alla ja ütlesid, paku, profeteeri, kes tegi seda, Johannes oli kuidagi seal, ta ilmselt ei olnud samas ruumis, me seda ei tea, sest piibel ei ütle, aga Jeesuse juurde tuli Johannes ja ta läks sinna sisse ja ütles väravahoidjale, et luba Peetrusel sisse, järgmine salm ütleb, luba Peetrusel sisse, ja ta lubas sisse. Johannes oli loomulikult üks neist, kes jättis Jeesust maha, kui Jeesus võeti kinni. Kui ne oli Getsemani ajas, siis piibel kinnitab, et kõik jüngrid jätsid Jeesus maha, kõik. Peetrus, Johannes, Peetrus, Andreas, kõik. Aga Johannes on ainuke jünger, kes oli seal 12, kes oli seal ristilöömisel. Kõik teised jüngrid me eeldame peitsid ära. Me lihtsalt ei näe, kas nad olid seal või mitte. Johannes on ainuke, keda me teame, kindlasti ta oli seal ristilöömisel. Sest piibel ütleb meile, Johannes 19:31-37. Ja see on väga oluline, et Johannes 19:25-27. Aga Jeesuse risti juures seisi tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdaleena, ja kui Jeesus nägi risti kõrval seismast oma ema ja jüngrid, keda ta armastas, siis ta ütles emale, naine, vaata, see on su poeg, seejärel ütles oma jüngrile, vaata, see on su ema, ja sel samal tunnil võttis jünger enda juurde. See on see, kuidas me eeldame, et Jeesus suures risti peal, olles täiuslik, juba tahtis austada oma ema ka surres risti peal ja vaatas, et keegi hoolitseks tema eest. Päris imeline. Ja jünger siin on ilmselt Johannes, kes siis võttis Maarja enda juurde, et hoolitseda tema eest. Ja Johannes on ainuke jünger 12, kes oli seal meie teada. Ja siis, kui Jeesus löödi risti, järgmised salmi 31-37, see ütleb, mida Johannes ilmselgelt nägi ise. Sest kui me loeme näiteks Luukase evangeelmi, Luukas kuulis teiste käest ja pani kõik kirja. Usaldusväärne, väga imeline, püha vaim ikka kasutab seda. Aga Johannes nägi oma silmadega. Seda ta kirjutab esimeses kirjas, mis mu silmad on näinud, mis meie kõrvad on kuulnud. Ja nüüd ta kirjeldab seda. Johannes oli juut, ta tundub, et ta oli isegi tuttav ülempreestrile, ja see tähendab seda, et Johannes teadis kõike Vanas Testamendis, mis pidi teadma, ilmselt paasa, püha ja kõik, mis ta pidi. Ma arvan, ta ikka oli väga jumalakartlik mees. Ja siin see ütleb, aga et oli pühade valmistuspäev, siis palusid juudid Pilaatust, et ristilöödute säraluud löödaks katki, et nad viidaks minema. Et ihud ei jääks ristile hingamispäevaks, sest see hingamispäev oli suur püha. Kui see oli risti peal, see hingasid selle tõttu, et sa said tõsta ennast oma kätte ja jalgade ülesse, sest muidu, kui sa rippusid oma kättega, sa ei saanud hingata, sest see surv oli niivõrd suur su kätte pealt. Ja kui nad lõid siis katki oma nende jalgu, see oli selleks, et nad enam ei saaks tõsta ennast ja nad suureksid kiiremini. Väga oluline fakt, paasa tall pidi olema perfektne, täiuslik tall, ilma vigata ja veata. Ja kui nad ohverdasid seda, ühtegi luud ei tohtinud murda. Psalm 22 räägib sellest, et tema luud ühtegi ei murtud. Aga siin see ütleb, sõdurid tulid, nad lõid katki säraluud nii esimesel kui teisel, kes koos Jeesusega olid risti löödud. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema säraluid. See on täpselt Vana Testament profeteering. Vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe vooles välja verd ja vett. Arstid võiksid rohkem rääkida sellest, aga ma olen kuulnud, et see tähendab seda, et see stress, mida Jeesus talus, oli niivõrd suur, et see, et vesi kogunes tema südame ümber, näitas seda füüsilist stressi ja see, et ta pidi päriselt surnud olema. Ja kui nemad nägid seda, neid sõdurid, nad said kohe aru, nad ei pidanud tapet nagu Jeesus tapma, ta oli juba surnud.
Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda, ehk Johannes siin kirjutab, ning tema tunnistus on tõsi ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Johannes tahab, et sinu usuksid, sellepärast ta kirjutas oma evangeeliumi, mitte see, et sul lihtsalt oleks huvitav dokument, vaid see, et ta nägi oma silmadega Jeesuse au, Jeesuse ristilöömist, Jeesuse surma, et ta päriselt oli surnud ja siis ta ütleb väga lahedalt, sest see on sünninud, et läheks kiri täide. Ühtegi tema luud ei purustata. Ja veel teine kirjakord ütleb, nad saavad näha seda, kelle nad on läbi torganud. Johannese suur soov on see, et sina usuksid Jeesusesse. Et sina ei usu lihtsalt, et Jeesus eksisteeris, vaid Jeesus on see. Jeesus on Jumal, Jeesus on tõeline valgus, Jeesus on valgusest tuli, sõna, mis sai lihaks, Jeesus on päästja, Jeesus suri pattude eest ja ta tahab, et sina saaksid usaldada Jeesust oma päästega, sest Johannes usaldas Jeesust oma päästega. Sest mäletad, ta oli tuttav ülempreestrile, ta oleks kaotanud seda sõprust kindlasti väga kiiresti, kui ta ütles, nüüd ma järgin Jeesust. Ta oli valmis maha jätma kõik. Ja ta nägi Jeesuse üles tõusmist. Vaata Johannese 21-4. Ta päriselt nägi. Ise. Meie loeme. Johannes nägi. Seesama kõuepoeg nägi. Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeval vara hommikul, kui oli alles pime. Ta nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Simon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas. Ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja teine jünger ka ning nad tulid haua juurde. Ja ainuke koht, kõik naljatavad selle üle, ainuke koht, kus Johannes võib-olla tema alandlikkus ei paista välja, on see, et nad jooksid mõlemad koos, ent teine jünger jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Me ei ütle, kes ta oli, aga ta oli väga kiire. Võib-olla ta oli tõesti noorem ka, võib-olla Peetrus oli juba 50 aastat vana, 40 aastat vana, me ei tea nende vanuseid ja me ei saa päriselt panna, kui me vaatame kirgu ajalugu, nad pakuvad meile igasuguseid asju, mis on võib-olla pool fakt, pool välja mõeldud. Ja Peetrusest jooksis esimesena kiiremini, aga siis Piibel kinnitab, et siis Peetrus läks sisse, nad vaatasid, nad nägid, Jeesust ei olnud seal. Jeesust ei olnud seal. Aga Jeesus ei olnud seal ja nad nägid seda oma silmaga. Johannes nägi, kuidas Jeesus suri, Johannes tõenäoliselt nägi, kuidas nad panid ta kinni sinna hauda. Johannes nägi, kuidas Jeesust enam ei ole siin. Sellepärast Johannese tunnistus on väga imeline. Mitte teised ei loe, teised loomulikult loevad, aga Johannes on üks mees, kes päriselt nägi, koges, katsus. Ja Johannes oli see, kes tundis Jeesust ära rannas, kui Jeesus tuli nende eel Galileasse ja siis, kui nad nägid, et keegi seal küpsetas kalu ja ta hüüdis, kas te olete püüdnud midagi, sest nad ei teadnud, mida teha, see ütleb, et nad hüppasid paati, sest mis sa ikka teed, sa oled kalur ja sa oled mitu päeva vaba, sa oled näljane, sa siis hakkad toitu püüdma. Ja siis nad ütlesid, ei, mitte midagi, Jeesus ütleb, viska selle võrgu üle ja siis, kui nad püüavad neid kalu, siis Johannes on see, kes ütleb Peetrusele, see on isand. Peetrus hüppab ette, nii kiiresti kui võimalik, läheb Jeesuse juurde, sest see on see, kes salgas Jeesust 3 korda. Aga Johannes ei olnud otseselt parem, Johannes ka põgenes ära. Johannes ka jättis maha. Ja nüüd me näeme, et Johannes tunnis Jeesust ära seal rannas. Mis juhtus, mis on väga huvitav Johannese evangeeliumis, Johannese 21, 18-23, Jeesus nüüd ütleb Peetrusele 3 korda, on ju, kas sa armastad armastad mind, ja ta kinnitab. Siis läheb edasi, tõesti, 18, Johannese 21, 18. Tõesti, ma ütlen sulle, Jeesus räägib, kui Peetrus, sina olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Ehk vahet ei ole, mis see lõpp on, järgne mulle, Peetrus. Ta kinnitas, ta nagu taas kutsus.
me teame, kuidas Peetrus pidi surema siis, kuidagi roomlaste käes või noh. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrid, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõjutanud Jeesuse rinnale ja küsinud, isand, kes on su äraandja. Johannes oli väga hea suhe Jeesusega. Ta oli väga hea. Parem käsi oli kõige olulisem juutide jaoks. Kui ema küsis, kes saab su paremal käel ja pahemal käel istuda, siis Jeesus päriselt siin oli valinud Johannest paremale käele. Ilmselt Jeesus oli see, kes seadis seda niimoodi. Ja Johannes oli seal kõige olulisema koha peal, sest parem käsi on olulisem kui vasak käsi. Ja ta oli seal, ta oli selline jünger. Ja siis see ütleb, ja Jeesus ütles Peetrusele, kui ma tahan, et Johannes jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub, sina järgne mulle. Ehk kristlane, sina teed oma asja Jeesuse austuseks, sa ei pea mõtlema, mis teised teevad. Siis levis kuulus vendade seas, et too jünger Johannes ei surevatki. Ja siis Johannes on see, kes kirjutas, nii et kõik hakkasid ütlema, Jeesus siis Johannes ei suure. Ja siis Johannes ise kirjutab evangeeliumi ja siis ta paneb väike olulist asja siin. Aga Jeesus ei öelnud talle, et ta ei sure, vaid kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub. Johannes mõtleb, see ei olnud nii. Ta rõhutab seda. Johannes kirjutab seda evangeeliumi ja kuigi see levis, Johannes rõhutab, ta ei öelnud seda. Ta ei öelnud, et ma ei sureks. Ta lihtsalt ütles, et kui ma tahan, mis seal vahet on. Johannes oli see jünger. Päris vahva vend. Ja nüüd, kui sa vaatad edasi Johannese apostlitegude 3, on siis, kui nad tervendavad koos Peetrusega. Jakobus sureb päris varsti apostlitegude raamatust. Ta sureb 12. peatükis, mul tundub 2, aga ta sureb päris kiiresti apostlitegude raamatus, nii et Jakobus, Sebeduse poeg, kaob päris kiiresti ära apostlitegude raamatus. Johannes jääb, aga siin ta on Peetrusega ja nad tervendavad ühte jalutut, kes saab terveks. Siis ülemkohus või see juutide kohus kutsub neid ja tahavad teada, mis toimus. Ja apostlitegude raamat 4.13, nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saadest, et nad on õppimata ja lihtsad mehed. Ma ei tea, mis juhtus selle tuttavusega, ma lihtsalt ei oska öelda, kas ta ei olnud tuttav neile, aga tundub, et teine grupp või midagi. Panin need seda imeks, nad tundsid ära, et need 2 meest, need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. Nad said aru, et see Johannes ja see Peetrus, õppimatud mehed, aga nad olid Jeesusega. Ja ma olen öelnud seda väga palju, ma tahaks, et keegi saaks seda öelda meie kohta, et seal Karjasa kogudus või neid kristlase Tartus või nad on ikka nagu sellised õppimatu, nad ei ole nagu nii imelised, aga nad on olnud Jeesusega. Nad on Jeesusega olnud. Sest lõpuks miski muu ei loe. Su kraadid ei loe, su palk ei loe, vaid see, et kas sa tunned Jeesust, on see, mis loeb. Ja nemad on olnud Jeesusega, nad on tundnud päriselt Jeesust. Me teame, et Johannes oli esimese algkoguduse üks juht, sest Galaatlaste 2.9 Paulus kirjutab, kuidas ta läks Jeruusalemma ja kohtus juhtidega ja ta ütles, seal oli Jakobus, Keefas ja Johannes. Ehk need 3 oli algkoguduse nagu põhijuhid. Ja pole üllatus, sest need 3 olid just kui Jeesuse kõige väiksem ring. Jeesus just oli kui valinud neid ja siin nad on neid põhijuhid. Ja siis Paulus sai sellest aru. Ja mis on väga lahe, on see, et kui sa loed Johannese esimest kirja, paljud ütlevad, et Johannes ei ole kõuepoeg, kuigi ta oli küll kõuepoeg, vaid ta on armastuse apostel. Oled sa kunagi kuulnud? Johannes, armastuse apostel. Sest kui sa loed tema esimest kirja, ta räägib armastusest väga palju. Armasta vendi, armastus, Jumala armastus sai ilmsiks, armastus siin, armastus seal, armastus igal pool. Ja siis öeldakse, et ta on armastuse apostel. Ja siis on imeline küsimus, mis juhtus, et kõuepojast sai armastuse apostliks. Ja kõige lihtsam viis on see, et ta koges Jeesuse surma ja ülestõusmist ja seda vägi, mis selles peitub.
ja see mees, kes kunagi vihkas oma vaenlasi, see mees, kes kunagi tahtis surmata neid, kes ei nõustunud temaga, see mees, kes kasutas kogu aeg oma ema abi, kui oli kitsas käes, tundub, nüüd seisab silmitsi ülemkohtuga, ütleb, Jeesuse nimel me kuulutame seda, Jeesuse nimel me teeme terveks. Miski muutus. Ja kui sa tahad teada, mis koguduse või kiriku ajalugu või kiriku traditsioon ütleb, nagu ma ütlesin, me ei saa päriselt öelda, kindlasti see niimoodi juhtus, see on lihtsalt traditsioon, aga see annab meile aimdus, mis kirikuisad ehk esimesed kirikujuhid esimesel, teisel, 3., 4. sajandil arvasid juhtuvat jüngritega. Kui see huvitab sind, kui Mattiuse 10:2-4 Jeesus siin kutsub oma jüngrid, see ütleb nende 12 apostli nimed on aga need, Siimon nimetati Peetruseks ja Andreas tema vend ja Jaakobus Sebedeuse poeg ja Johannes tema vend ja Filippus ja Bartolomeos, Toomas ja Tölner Mattius ja Jaakobus Alfeuse poeg, teine Jaakobus ja Tadeus ja Siimon Kananojas ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. No Juudase surma me juba teame, ta poos ennast. Mattius, traditsioon ütleb, et ta suri Etioopias, kuulutas evangeelmi, keegi torkas ta mõõgaga läbi. Peetrus tagurpidi Roomas, ütleb traditsioon, sest ta ei tahtnud surra samamoodi nagu ta päästja Jeesus. Andreas, Kreekas, viltu risti peal ehk X-kuju. Jaakobus, Alfeose poeg, viisatud Jeruusalemma templi maha, aga ta ei surnud ja siis nad peksid ta surnuks. Bartolomeos, väidetavalt Armeenias, nad võtsid kõik ta nahka ära, et ta sureks niimoodi. Toomas, Indias, nad torkasid ta läbi odaga. Siimon Kananojas, kas Pärsias või pooleks lõigatud, seal on küsimus, mis temast sai. Filippus oli Türgis, tagurpidi või külpidi risti peal või võib-olla ta pea maha lõigati, kes see on traditsioon, me päriselt ei tea. Tadeus oli kas ka Pärsias või oli löödud surnuks kirvega. Jaakobus, Sebedeuse poeg, on apostlitegude 12, oli mõõgaga. Ja Johannes, traditsioon ütleb, et Johannes elas väga kaua. Me lihtsalt ei tea. Traditsioon ütleb, et ta oli Efesuse linnas väga pikalt. Ja seal ta oli apostel loomulikult ja kirjutas tema kirju väga palju. No me teame, ilmutuse raamat on tulnud Patmose saare pealt, sest mis traditsioon ütleb on see, et nad vihkasid Johannes, nad panid ta põlevasse õli sisse, keevase õli sisse, aga ta ei surnud, nii et nad proovisid teda mürgistada maumürgiga, aga ta ometi ei surnud, nii et nad lõpuks andsid alla ja saatsid ta saare peale, kus ta ei saa enam paha teha ja ta elas ja kirjutas imelisi raamatuid või ilmutuse raamatuid edasi, et kristlastel oleks julgust. No traditsioon ütleb niimoodi, kas see päriselt juhtus, ma ei oska öelda, aga traditsioon ütleb, et Johannes oli vana mees ja elas Efesuse linnas ja ta läks üles jutustama ja kõik, mis ta ütles, oli see, et vennad, armastage üksteist ja siis istus maha. Kas see vastab tõele? Mina ei oska sulle öelda. Ma arvan, Johannes küll ütleks natukene rohkem kui ainult need sõnad. Ma arvan, ta oleks nii palju rohkem tarkust, mis kogudusel oleks vaja, kui lihtsalt seda. Aga mis on nii imeline? Kui sa loed esimese Peetruse kirja, esimest peatüki, Peetrus rõhutab, meie armastame Jeesust. Ja ma arvan, kristlastena meie tihti mõtleme niimoodi. Mina armastan Jeesust. Mina armastan Jeesust, õige, armasta Jeesust, see on õige, sa peaksid armastama Jeesust. Peetrus ütleb seda, te armastate teda, kuigi te ei ole näinud teda. Aga Johannese esimeses kirjas ei ole see, et üldjuhul armasta isandat, armasta isandat, armasta isandat. Vaid, nagu me lugesime teenistuse alguses, 4:9-10, Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on oma ainussünninud poja läkinud maailma, et me tema läbi elaksime. Sellest armastus ei mitte selles, et me oleme armastanud Jumalat. Johannes ütleb, me armastame Jumalat nii, nagu me peaksime, me ei armastanud teda, vaid Jumal armastas meid ja andis oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Ja mõni mõtleb, miks Johannes kirjutab ometi Johannes asemel jünger, keda Jeesus armastas oma evangeeliumis, sest mõni ütleb, kuule Johannes, küll ta armastas Peetrust. Johannes ei ütle seda, Johannes rõhutab seda, et Jeesus armastas Laatsarust ja Maarjat ja Martat ja Jeesus armastab. Miks ta rõhutab seda? Ma arvan, lihtvastus on see, Johannes sai aru, et tema armastab Jeesust,
aga ta sai aru veel olulisemat asja, et Jeesus armastab mind. Jeesus armastab mind. Ja ma arvan, see on see, mis ma tahan, et me võtame täna. Johannes nägi seda kõike, Johannes nägi Jeesust oma auhiilguses, Johannes koges seda kõike, kirjutas evangeeliumi, kirjutas kirjad, kirjutas ilmustusraamatu ja mis ta saab enda kohta öelda? Ma lihtsalt olen üks jünger, keda Jeesus armastab. Ta isegi ei taha oma nime kasutada. Ma lihtsalt olen jünger, keda Jeesus armastab. Ja päeva lõpus olulisemad see, et Jeesus armastab sind, kui see, et sina armastad Jeesust. Sest kui Jeesus armastab sind ja on sind ostnud, see on olulisem kui see, et sa oled teinud A, B ja C. Jeesus armastab mind. Ja miks ma arvan, see nii imeline on see, et Johannes ei hoia sellest nimest kinni. Kõuepoeg, vaid see, keda Jeesus armastab. Ma lihtsalt olen üks nõrk mees, aga Jeesus armastab mind. Ja miks see on julgustuseks meile on see, et ma olen kuulnud, et mõni loeb Johannes evangeeliumit selle mõttega, et iga kord, kui see tuleb, et jünger, keda Jeesus armastas, võib-olla ta kirjutas just niimoodi, et me kõik kogeksime seda, et see ainult ei ole tema, vaid me kõik oleme osa saanud Jeesusest, tema tööst, tema ristilöömisest, tema ülestõusmisest. Aga ma arvan, see imeline lõpp on see, sina armastad Jumalat õige, aga see, et Jeesus armastab sind, sinu nõrkuses, sina kõue tüütar ja kõue poeg, sina tülner, sina nõrk, sina mässaja, nagu kõik te jüngrid. Ja Johannes võtab kõik see, mis on minevik, kõik see, mis me võiksime öelda Kalle kohta, sinu kohta, ja ta lihtsalt ütleb, Jeesus armastab mind. Ja kristlane, vendõde, Jeesus armastab sind. Kui sa oled tema oma, Jeesus palvetas Johannese 17, et Jumala armastus sinu vastu oleks sama suur kui Jeesuse poja vastu, Jeesus poja vastu. Mis tähendab see, et sa oled väga armastatud. Ja kui Johannes ütleks midagi, võib-olla ta ütleks, vennad õed, armastage üksteist, aga ma arvan, tema kirjade läbi me näeme, vennad õed, Jumal armastab sind. Sa oled jünger, keda Jeesus armastab, sest ma tean, sest ta armastas mindki. Nii et palvetame. Isand, me täname sind Johannese eest ja me palume, et sa võiksid julgustada meid, et meie oleksime nagu Johannes, me teaksime, et Jeesus armastab mind. Kui imeline, et meil ei ole maailma armastust, meil ei ole kultuuri armastust, vaid meil on Jeesuse armastus. See on kallim pärl. Ja me täname sind selle eest. Me palume, et me mäletaksime seda, me hoiaksime sellest kinni, et sina armastad meid ja sina oled imeline päästja. Me palume, et meie lootus oleks suurem sinust, meie armastus oleks suurem ja me palume seda Jeesuse nimel. Amen. Ja siis enne, kui me laulame, me tahan, et me võtame korraks palveks aega. Kas Jeesus armastab sind? Johannes oli kindel sellest, mitte sest oli kõige vahvam jünger, vaid see, et ma arvan, ta sai aru, et oli väga nõrk ja kehv jünger. Ja sinu jaoks, sinu elu ei ole see, mis ole teinud, vaid see, mis on Jeesus teinud. Sinu soosing Jumala ees, sinu seis Jumala ees ei ole see, et sa oled täna olnud eriti tubli või eile olid nii vahva, vaid see, et Jeesus suri, Jeesus tõusis taas ja Jeesus armastab mind. Nii et sinu seis täna ei sõltu üldse sinust, see sõltub Jeesusest ja mis tema juba tegi ristil. Loomulikult ta tahab, et me elame kuulekalt, Johannes rõhutab seda oma kirjas väga palju, aga iski see ei ole see, kuidas sa saad taevasse. Sinu pääste, sinu rõõm, sinu lootus, sinu rahu, kõik sõltub Jeesusest. Ja viimase või see püha õhtu sööma ajal me mäletame, et Jeesus näitas meile, kuidas ta peab surema, murtu saama meie eest ja ta peab verd välja valama meie eest. Johannes nägi seda ja tunnistab, et ma nägin, et seal tuli välja. Ja see oli see paasatall, kelle luud ei olnud murtud. See oli see. Seal ta on. Risti Johannes ütles, näe Jumala tall, kes võtab ära maailma pattu ja Johannes ütleb, tõsi, ma nägin seda ka. Nii et sina, ma tahan täna enne, me loomulikult varsti tõusime püsti laulma, aga ma tahan korraks, et me palvetame ennem. Kas sina sõltud üksnes Jeesusest täna, oma päästest, oma soosingust, oma Jumala hea meele poolest? Kas sina saad öelda, et
mina ei ole väga palju, mul ei ole isegi nimi väga, aga Jeesus armastab mind ja see on see, mis loeb, sest ta suri minu eest, ta tõusis taas minu eest, ma olen uskunud, ta on mind uueks loonud. Ja ma tahan, et me lihtsalt hingame korraks palves tema ees, leia jälle seda lohutust ja lootust, et Jeesus armastab mind. Ma vaatan ringi, mul tundub, et me oleme kõik tuttavad kristlased siin toas. Et kas mina olen tõesti armastatud ja kui ma olen, siis ma leian seda imelist andestust täna tema veres, ma leian seda imelist lohutust tema nimes, ma leian seda imelist kosutust selles, et armastab mind. Nii et kõik palvetame vaikselt oma ette. Tunnistame üles oma patud, aga teades, nagu 1. Johannese 1 ütleb, Johannes on nii vahva, et see, kes ütleb, et ta on ilma patuta, teeb Jumalat valetajaks. Johannes ilmselt sai aru, et ta on ka kehv jünger. Ja siis ta ütleb, aga kui me tunnistame üles oma patud, siis tema on ustav ja õige, et anda meile andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Aitäh, Johannes, see oli väga julgustav. Et sina vajasid ka seda andestust regulaarselt. Nii et palvetame.